pool aastat ühtegi videot üles pannud, nii et mõtlesin, et teen väikse update'i. Kahjuks see pole võrdnikuga teoses selles mõttes, et ma pole ikka jõudnud sellega midagi teha. Aga eks ma kogu aeg mõtlen selle peale või nagu plaan on, aga ei jõua, et siin on muud asjad tulnud korterid ja asjad nagu ikka. Ja lähinädalate jooksul, ma arvan, et 2 nädala jooksul peaks tegema selle 1 nädalavahetuse. Saaks ka midagi ära teha, et ei ole mõtet pooleks päevaks minna. Aga tegelikult on siin vahepeal juhtunud veel üks asju, et mul on 2 uut autot. Mitte uut. Üks nendest on see Polo, millega ma sõidan. See on 300 euro eest ostetud mootoridoonor punasele Polole. Siin kõik asjad toimivad, konditsioneer, värgid, kõik toimib. Ja mõnus suveauto. Ma lõin Pärnust, väga imelik sõit oli, kuna ilmselgelt ei olnud mingi pool aastat koha pealt liikunud või midagi sellist. Põhipõhjus ongi, miks ma selle otsin, oli see, et sellel on vahel 1.4 74 kW mootor. See on nüüd Volkeri mootori valikutest ainuke, mis sinna vanane Polole mahub vahele ja mis on kõige võimsamist. Tegelikult on olemas ka üks 16 klappi GTI mootor, mis on väga haruldane, mingi 90 kW midagi sellist. Ma seda ei leia kuskilt ja rääkinud veel 300 euro eest terve auto. Ma isegi mõtlen, et ma panen sinna punasesse Polot arvatavasti ka konditsioneeri ka siit. Siin on täis luks pill. Aga hetkel tekkis siuke mõte, et kuna see auto on olemas ja on siuke huvitav üritus nagu mannergute mõõdud, siis ma korra mõtlesin sõpradega, et läheks sinna prooviks, teeks. Meil muidugi on teised nagu need mõtted, et muidu on mannergutel seal have fun ja ülesanded ja värgid ja seal on ka piirangud. Näiteks on niimoodi, et 1000 kilogrammi kohta tohib olla 75 kW. See auto kaalub 1025 kilogrammi ja ta on 74 kW, nii et ta on täpselt piiri peal. Ta peaks olema nagu väga hea kaalu kilovatti suhtega äkki. Ma lähen Taavo juurde ja me vaatame siis koos üle, et mis siin autol vaja teha on. Lisaks on näiteks siuke asi, et seal on all koilid, mida ei tohi olla mannergute mõõduvõtul, nii et me peame siia stokkvedustuse vaatama. No see ei ole väga suur töö, aga meie mannergute eesmärk oleks esimene kindlasti on sõita mannergute ajaloo kiirem ringiaeg autoringis. Et auto 84 ringi või kuidas seda veel. Et see kindlasti saab olema väga huvitav, see mannergute mõõduvõtt. Kindlasti saab olema väga huvitav, et kuidas see Polo vastu peab. Aga ega seal on väiksed vead ka, ja siis ma juba näen, et klapisääred jäändid tuleks ära vahetada ja veel mõned asjad, pidurid enne korda teha, nii edasi. Mul juba vaikselt on mõte, et äkki võtaks selle mootori korra vahelt ära, teeks talle väikse siukse remondi, vahetaks rõngad, saalad ja asjad ära ja viskaks kokku tagasi, et selle ma arvan, et sinna panna mingi paarsada eurot ja natuke ise 2 nädalavahetust tööd teha ja anda koos ja tagasi vahele, et ei ole väga hull tegelikult. Aga seda peab mõtlema, et esimese hooga ongi, et peaks nagu see on mingi summutisüsteem all, mis tundub väga imelika, mis käib vastu põhja ja 16 klappi mootori kohta ei lähe see väga hästi pöördesse ka, nii et me kõigepealt vaatame selle sumbuti värki ja siis teeme talle väikse hoolduse, siis vaatame, et kui palju siia üldse peaks investeerima, et oleks võimalik taga sõita sükest asja, aga tundub nagu lahe idee. Kui see maksumus on veits süke 220 eurot auto kohta või nagu meeskonna kohta. No, 4 juhiga on veel okei, aga muidu on päris rõve summa. Aga ma ise mõtlen seda, et kui me
me juba seda tegema hakkame, siis äkki teeks sellest väikse klipi ka, et kuidas me sinna mannergutele jõuame. Et see võiks kindlasti huvi pakkuda, et kes kunagi tahab minna sinna, et mis seal reeglid on ja värgid ja nii edasi ja et võiks olla põnev projekt. Aga noh, kõigepealt peab vaatama üle, kas see on selle autoga võimalik. Aga noh, jah, selles mõttes on hea, et meil on nagu pill olemas. Ja siis teine auto on ka, on Volvo. Ja selle ostsin selliseks igapäevasõidukiks enne. See üks tüüp müüs seda, tahtis sellest lahti saada. Muidugi tal oli piisavalt palju vigu. Konditsioneerid ei tööta, mingi uksed ei tööta, mis iganes. Läks uste probleemid oli, lihtsalt juhtub katki ja nii edasi. Konditsioneer on. Alguses oli ta lihtsalt tühi, nüüd tuleb välja, et vist ikkagi on radiaator katki. See konditsioneeri oma, et selle peaks ära vahetama. Aga muidu ta töötab, sõidab. Sinna alla tulevad ka siuksed asjad. See on nagu veel üks projekt, mis enne kevadet võiks saada mingisuguse. See ei ole teid väga keeruline, et ma saan kõik asjad ennem valmis teha inimene laua peal ja pärast ainult selle õhkvõrustuse sinna alla toppida, et koilin on olemas, päegin on olemas, enamus asjad on olemas, mõned klapid tellida, 2 kella ja neid juhtme pidada ja peaks olema kõik okei. Selle jaoks on muidugi eraldi vaja need plaadid teha, mis kinnituvad need päegid, aga see ei ole ka teab, mis tuumafüüsika. Aga see võiks olla mingi Eestis, ma arvan, mingi 5-6 päegitud auto, arvatavasti esimene Volvo, mis on päegitud. Mul on nagu see ajalugu näitab, et mulle nagu on sobinud sellised imelikud asjad, nagu see Focus kunagi, mis ma madalaks lasin nüüd. Satuvad jah, imelikud autod. Aga nii, on kohe taavale jõudnud. Vaatame, mis ta kraasis teeb.
Oh yeah, Polo on uus seksikas sumps. Siuke pitt oli siin enam, selle me eemaldasime ära. See on väga seksikas summuti otsad. Väga loodan, et see mingit räigelt häält ei tee. Aga ta vähemalt töötab, ma loodan. Ja kus on katalüsaator? Arvatab viga, miks see edasi ei läinud selles, et siit peaks valgus läbi paistma, aga ta ei tee seda. Mingis kohas väike auk on, aga ilmselgelt on umbes. Ma proovin nüüd, mis häält teeb. Kiiremini pöördakse. Aeg koju liikuda. Tundub, et sumpsi remont on asja ette läinud. Tatt oli ikka umbes, nüüd läheb palju korralikult ära, et kuigi mingi asi nagu räigelt krigiseb siin alla, et kuskil vastu ikka, aga ei ole hullu, saab hakkama ja läheb kõvasti paremini edasi. Ja nagu kuulda oli, siis teeb pauku ka, kui piiras ei kuvat.